Tere tulemast vaatama Piletilevi Noort tegijat. Mina olen Mariel. Mina olen Roberta. Ja meil on täna külas Johanna-Eliise Kabel. Tere, Johanna. Tere. Johanna, vaatajad ja kuulajad teavad sind arvatavasti peamiselt bändist Little Mess. Aga kuidas sa tahaksid, et inimesed sind teaksid ja mille järgi et sind peaksid teadma? See on väga keeruline küsimus, sellepärast et ma tegelikult ju töötan ja armastan nii palju erinevaid valdkondi, et ma natuke tahaks, et kõik tunneksid mind iga valdkonna pealt natukene niimoodi, et see oleks kõige toredam. Aga ava natukene siis, mis need valdkonnad on? No ma olen õpetaja siinsamas ERR-is, olen laste laulustuudio koreograaf ja siis Kaari Sillamaa kaunite kunstide koolis olen ka lavastaja koreograaf ja nii nagu vaja on, et siis selle järgi. Siis ma tegelikult ka siinsamas ERR-is jälle loen multikatele peale, mis on mu üks suur unistus, mis lihtsalt täitus täiesti kogemata selle maikuus. Ma kindlasti tahaks, et inimesed selle järgi ka ära tunneksid kunagi, kui ma äkki jõuan nii-öelda ka suurte multadeni, et siis see on ka kindlasti üks suur unistus mul ja siis ongi mul bänd ja showtrupp, millega ma vahepeal käin väikest sellist show, kabaree, muusikali, sükest segu tegemas inimestele meelelahutuseks ja veel sükseid eriprojekte on muusikalid. Eesti Noorte Muusikaliteatriga koos olen ma siin neid muusikale sõudnud nüüd 4 aastat, ma arvan. Aga nende kõikide valdkondade vahel joostes, kas vahepeal ikkagi tekib tunne, et miski on olulisem kui teine ja et päris kõigile ei jõua võrdselt tähelepanu anda? Tegelikult ma just hiljuti mõtlesin selle peale ja mul tekkis peas selline väga raske valik, et kuna nii palju on neid asju, mida ma teen, siis tihtipeale mul enda pea juba lõhkeb sellest, et kui mul on ühel ja samal päeval umbes 3 kohta, 3 üritust, kus ma pean olema, et siis see logistika juba, et kuhu ma jõuan, kas ma pean kuskile kedagi asendust leidma endale või et see tegelikult on nagu väga raske ja ma ei ole seda valikut lõplikult veel ära teinud, aga ma pean üks hetk tegema, tõesti küsima enda käest, mis siis nagu kõige tähtsam on, aga ma ei tea seda siiamaani, et ma veel mõtlen. Ma ei taha tegelikult ühestki asjast lahti lasta üldse. Ehk siis tuleb hakata mõtlema natukene. Aga millal su ellu tantsimine tuli? Mina tean seda, et sa hakkasid koolis muusikalides laulma ja sealt tuli kogu see laulupool, aga kus see koreograafia ja kõik see, et sa ei ole ju seda õppinud otseselt vist? Ei ole jah. Ja tegelikult nagu ka laulmine, siis see tantsimine tuli ka hästi varakult, et ma niimoodi väikses saadik olen käinud hästi erinevaid stiile õppinud, küll niimoodi lühiajaliselt, sest et nagu lastel ikka, et lähed kuhugi proovid ja siis tundub, et ma ei taha, lähed järgmisesse kohta. Mul oli natuke rohkem kannatust, et ma ikkagi suutsin mingid paar aastat ära käia erinevates stiilides tantsimises kogu muusika ja selle kõrvalt. Et siis mul jäi nagu külge nii palju stiile ja tänu sellele ma siis, kui ma läksin ise, olin õpilane Kaari Sillamaa koolis, siis nad noppisid mu sealt kuidagi üles, et nad nagu nägid jah, et ma laulan ja ma näitlen, aga kuidagi sellel ajal vist ei olnud meil nii-öelda, siis sellel ajal minust tugevamat tantsijat meie trupis nii-öelda, seda imelik öelda, aga nii ta oli sellel hetkel ja siis mind pandi aitama teisi. Et kuule Johanna, õpeta neile see jupp selgeks, mis õpetaja sulle õpetas, õpeta see koht selgeks. Ja siis umbes 2 aasta pärast oli niimoodi, et kuna ma juba õpetasin kõiki, siis mingi hetk nad mõtlesid, et aga tule ole siis õpetaja. Et mis sa siin maksad seda õppemaksu ja siis teistega trallitad, et tule ole õpetaja ja mulle väga meeldis see võtta ja ma võtsin selle pakkumise kohe vastu. Aga õpetajana sa pead olema ikkagi alandlik, et sa kuidagi surud alla selle, et sa oled suur artist, vaid pigem, et sellel hetkel sa oled nagu tegeled just teistega. Oi, ma ei ole üldse mingi suur artist. Seda mõtlengi, et järelikult peavad olema ka mingid sellised nagu iseloomuliselt, mis võimaldavad sul olla õpetaja. Ei, see õpetajaamet on mulle, ma arvan, kõige südamelähedasem üldse, et ma ei kujutaks ette, mida ma muud teeksin, sest et mul on õpilasi vanusest 1. klassist 12. klassini. Mul on isegi ka tegelikult täiskasvanud naised, kellele ma õpetan tantsu Sauel.
ja ehk siis mul on kõik vanused esindatud ja ma tunnen, et mulle nii meeldib suhelda ja eriti kõige väiksemate lastega ja noortega on mul tekkinud mingisugune selline side, et kui ma seda tööd ei teeks, siis ma ei kujutaks ette, kust kohast ma saaksin seda sama energiat endale vastu. Et ma arvan, kui ma õpetaja tööd ei teeks, siis ma ei jõuaks joosta kõikide nende asjade vahelt. Kui vahva. Aga kuidas sa jõudsid Little Mess bändini? See tuli vist kohe peale gümnaasiumit üsna. Jaa, see tuli tegelikult isegi gümnaasiumi lõpus. Niimoodi, et ma käisin veel koolis ja siis väga naljakas oli mul maikuu, viimane aasta siis gümnaasiumis, kõik eksamid, asjad. Ja siis ma läksin laeva showtruppi tantsijaks järsku. Ja kui ma sinna olin ennast ilusti kirja pannud, siis mulle saatis minu armas vennanaine sükse lingi, et näe, vaata, Taani Mihhailova ja Timo Vent otsivad tüdrukute bändi. Tol ajal ma olin tegelikult hoopis teissugune, kui ma praegu olen. Ma olin süke pigem, kontsapaari mul ei olnud. Pigem käisin nagu väike süke hipikene, käisin ringi ja siis ma laenasin oma sugulaselt kontsad ja läksin sinna castingule ja siis ma muidugi ei uskunud elu sees, et ma saaksin tüdrukute bändi. Ehk siis ma tegelikult võtsin seda kogu asja nii chillilt, et mul ei tulnudki lõpuks närvi sisse ja lõpuks ma olin seal viimase 3 seas. Kas oli pigem see, et lähme proovime, et see ei olnud sinu unistus lapsest saati, et olla tüdrukute bändi liige või ikkagi oli? Vot nii spetsiifiline see unistus kindlasti olnud, et ma tõesti ei kujutanud ette, et mingi tüdrukute bänd võiks nagu minu jaoks olla kuidagi unistus. Ma kindlasti unistasin kogu aeg, et lauljaks saada. Ma tahtsin, samamoodi vaatasin Eesti Laulu väiksena süükse pilguga, et ma ei kujuta ette, kuidas ma sinna jõuan. Nii et see tüdrukute bänd, nagu öeldakse, siis need asjad tulevad alati hästi ootamatult. Seda ma ei oodanud ja nii ta tuli. Ja see on sind nii palju muutnud. Jah, et ma olen jälginud seda teekonda, et kui sa veel koolis olid, siis kõik need muusikalid, et sa olid tõesti siuke armas väike tüdruk, aga siis see bänd kuidagi nagu muutis sind naiseks. Kuidagi see areng on hästi lahe olnud. Aga mis sa ise tunned, kuhu selle bändiga veel edasi jõuab minna, mis teil plaanid on? Vot selle bändiga on niiviisi, et meil hakkasid puhuma see sügis uued tuuled natukene, et üks bändi liige vahetus ja sellega kaasnes kuidagi ka mingisugune selline stiili muutus natukene. Me ise oleme selle kõigega väga rahul. Kindlasti me anname endale asu, et alati saab ainult edasi minna ja sellega me praegu tegelemegi. Meil on paar esinemist, aga need esinemised on kogu selle muu meie enda motivatsiooni kõrval on need esinemised nii-öelda üks siuke väike osa, et meil tõesti on praegu tuli takus ja me tahame anda kindlasti kohe varsti uue loo välja. Me tegeleme ka enda imagoga ja enda sotsmeediaga, nagu väga tähtis on ikkagi praegusel ajal see sotsmeedia, eks ju, sest see mõjutab nii palju sinu vaateskonda ja neid, kes sind kuulavad ja sinu fänne ja nii, et tegelikult me liigume ainult edasi praegu ja tuul on takus. Muusikaturul on sinu arvates sellisele muusikale kohta või puudus sellisest muusikast, et olete mingi õige asja üles leidnud? Tead, ma just arvan seda, et võib-olla varem me natukene takerdusime mingisugusesse sellisesse stereotüüpi, et tüdrukute bänd ja peaks olema siuke siuke, aga nüüd selle viimase looga me tõesti astusime nii-öelda välja sellest stereotüübist ja me läksime puhtalt selle peale, mida me kõik armastame, ehk siis musikaalsus, laulmine, ehk siis see lugu, mis meil tuli nüüd praegu välja, on ikkagi nagu sellele vokaalile põhinev ja ta on hoopis teises stiilis, kui me oleme varem teinud. Ja vot see andiski meile selle nüüd jõu, et edasi minna, sest me saime väga head tagasisidet. Isegi kui me Eesti Laulul edasi ei saanud, siis me ise olime ikkagi väga-väga rahul ja tagasiside oli tõesti hea, et sellega me lähme edasi ka, ma arvan. Ka see lugude kirjutamise protsess, et mis jaotusega see on, et see on üsna niimoodi konkreetselt valitud bänd ikkagi, et on nii-öelda žanr ette kirjutatud ja mõtted ette kirjutatud ja leiti siis need nagu täitjad, aga tegelikult te olete ise ju ka loomingulised ja nii-öelda võib-olla mitte kõige tavapärasemad nende popartistid, et teil on ka omad ideed, et kuidas see protsess käib? Jaa, tead, väga huvitav küsimus jälle, mulle nii meeldivad teie küsimused. Et sellega on niiviisi, et
iga aasta on erinev. Ehk siis alguses, kui meid kokku pandi, siis me olime nii värsked, et ega me siis otseselt väga ei puutunud kokku sellega, et pigem siis oli niimoodi, et meie siis bossid kirjutasid loo valmis ja meie siis salvestasime. Mida aastaid edasi, siis tekkis selline rütm meil, et me läheme kõik koos stuudiosse. Kunagi pole midagi ette kirjutatud, me ei tea, mis saama hakkab, vaid meil on umbes valik mingeid träkke ja siis me kõik seal valime ja kõik lähevad oma tubadesse, nurkadesse, mõtlevad viisi, tuleme kokku, paneme seal stuudios kokku, vaatame, siin oli äge koht, siin oli äge koht, et nüüd me siiski ikkagi oleme jõudnud sinna, kus me teeme seda kõik koos alati. Ja ma arvan, et see on ka see põhjus, miks see viimane lugu tuli meile kõigile nagu kuidagi nii stressivabalt ja nii õige tundus see. Et õige tunne tuli sisse, sest et me kõik olime selle juures ja me kõik olime nõus kõigega, mis sinna loo sisse läks. Aga kui oluline on sellise bändi tegemise juures see, et omavahel suhtleksite ja läbi käiksite tavaelus ka? Või saab ka nii, et lihtsalt panaksegi kokku täiesti võõrastest inimestest ja nüüd hakake tegema ja ei ole üldse vahet, et kuidas te omavahel klapite? No alguses oligi niimoodi, et pandi 3 täiesti võõrast inimest kokku ja öeldi, et kuulge, hakake tegema nüüd, hakake sõbrannadeks, aga tegelikult, et see toimib. Ma ei ole kindel, kas see toimib kõigi inimestega, et kui ükskõik, kes jälle nüüd kokku panna, et võib-olla nemad ei saa nii hästi läbi, aga meil läks väga hästi selles suhtes, et mina ja Victoria oleme algusest peale väga hästi läbi saanud, kuigi ikkagi läheb ju aega selleks, et päriselt üksteist tundma õppida. Aga kuidagi klapp oli lihtsalt nagu super, et pandi kokku, huumoril meil on sama, muidugi sellised elluvaated ja sellised asjad olid ikka teised, aga kui sa oled inimestega nii palju koos, et kuna me algusest peale pidime istuma ninapidi koos proovides ja tantsusaalis ja stuudios, siis lõpuks tegelikult sa hakkad üksteist voolima niipidi, et te saategi väga hästi läbi ja praegu me oleme väga head sõbrannad. Kui vahva. Sest tüdrukutel on tihti nii raske läbi omavahel saada, aga võib-olla ongi just see ka, et kui on võõrad inimesed, siis saad aru, et pead ikkagi ennast tagasi hoidma ja tööalane professionaalne konkureerimist. Või kui tegelikult ikka tiim. Kusjuures nagu ma tahaks öelda, et oleks põnevam, on ju, et ei, me teadsime hullult siin konkureerime ja nääkleme, aga seda ei ole olnud. Ma ei tea, me kuidagi suudame nagu tavaelus, ma ütleks, et vahel on väga keeruline mitte olla kade mõne sõbranna peale või lihtsalt ilusa tüdruku peale või andeka tüdruku peale, et alati ikkagi sa kipud võrdlema ennast teistega, aga meil on kuidagi juhtunud niimoodi, et algusest peale me oleme üksteise arengule kaasa elanud, sellepärast, et see areng on olnud tohutu. Ja me kogu aeg elame üksteisele kaasa ja me aitame üksteist ja me juhendame üksteist nendel aladel, milles meie ise head oleme. Ehk siis tegelikult sealt võib tulla selline naljakas lugu, et meil on ära jaotatud bändis täiesti loomulikult, keegi ei öelnud, et sina teed seda ja sina seda. Täiesti loomulikult on meil bändis direktor, dirigent ja sotsmeedia tüdruk ja need rollid läksid meil nii loomulikult kuidagi paika. Sina oled kes siis? Mina olen dirigent. Direktor on meil Victoria, kes on kõige vanem, eks ta ongi kõige rohkem selline korrektne ja tuletab kogu aeg kõigile meelde, et sa pead proovis olema homme kell 1. Tema on nagu siis produtsent ja sina oled rohkem nagu see sisuline režissöör. Jah, võib nii öelda. Jah, et ma natukene dirigeerin neid lauluproove ja kirjutasin ka ühe laulu kevadel. Ta oli minu esimene, ehk siis ma ei hakka seda kommenteerima praegu. Tahaks väga kuulda. Ta tuli täitsa tore, aga ikka mitte päris see, mida ma ise ette kujutasin, aga siiski ta väga sobis, ma arvan, meile ja seal on härra Timo Vendi käsi on mängus ja tegelikult lõppkokkuvõttes muidugi tuli väga tore laul, aga kindlasti ei ole see mu viimane, ma loodan. Aga jah, mina olen see laulupool pigem ja siis meie kõige noorem Eliise, kes üldse käib praegu koolis veel Saaremaal, siis tema on see sotsmeedia võlur. Ja tegelikult me teeme ka
alati ka kõike tegelikult, lihtsalt on kujunenud sellised alameistrid on välja kujunenud niimoodi. Aga olete mõelnud ka välismaa poole vaadata või olete juba proovinud või on see tulevik alles? See on, ma arvan, et see on tulevik. Me oleme rääkinud sellest, me väga tahaksime ka proovida välismaale, aga mitte selle mõttega, et pühkida nüüd see Eestimaa tolm jalgadelt, et seda kindlasti mitte, et Eesti on see koht, kus me tahaks läbi lüüa. Siinne kuulsus on juba tüütu ja igav. On vaja uusi fänne. Ei, ma arvan lihtsalt, et välismaal on pigem see meile endale on nagu ülipõnev, ma arvan, sest minu jaoks oli juba põnev see, kui me läksime esinemisele Hiiumaale. Ja tegelikult see on lihtsalt see, et sa lähed sinna kogu bändiga, mis tähendab seda, et meid ei ole ainult 3, vaid meil on ka bändimehed ja üks bändinaine ka on meil ja me saame kõik koos minna kuhugi, tegelikult see koos veedetud aeg on nii äge ja siis kogu bändiga muusikat teha, et ma arvan, et välismaaga on sama asi nagu Hiiumaaga. Ka see üleminek näiteks sellest Hiiumaa reisist õpetajatöösse, et kas see on selline just hea vaheldus või kuidagi õpetades hakkad igatsema seda esinemist? Ei, ma õnneks saan seda kõike teha nii käsi käes, et ma arvan, sellepärast ma teengi 100 asja korraga, sest et ma olen selline inimene, kellel on vaja kogu aeg vaheldust ja seetõttu ma olengi õpetaja ja siis ma olen õpetaja hoopis teatrikoolis ja siis ma vahepeal loen multikaid, sest et see on omamoodi väga naljakas ja rahustav tegevus. Ja siis ma lähen teen mingit show'd ja siis ma lähen esinen bändiga ja siis ma olen kuskil muusikalis, et see on nii minulik, ma arvan, et ma ei tea, kuidas ma muud moodi ei oleks. Ikkagi seotud. Jah, kõik on seotud, jah. Aga mis tähtkujust sa oled? Ma olen kaksik. Kuule, siis täpselt. Sina oled ka kaksik? Ma olen kaksik ja sinn, sa oled sinn, nii et sinna ühte valdkonda. Ma olen kaksik ja sinn, kaksik. Siis ma mõtlesin, et mis siit nüüd tuleb, et väga paljudel on mingi hull arvamus kaksikutest on ja et ei, aga ma mõtlesin, et ma olen ise täiega ka selline, et kogu aeg on vaja mingit vaheldust või rapsida igal pool, et hakkas kohe huvitav. Aga inimesed näiteks muusikamaailmas on kunagi kritiseerinud seda, et Johanna, sa peaksid rohkem keskenduma muusikale ja ainult tegele sellega, et siis sa jõuad kõrgele ja kaugele või pigem on just see, et tubli ja nii ennast hea. Ei, pigem ikka väga hoitakse pöialt ja julgustatakse, et just, et tee hästi palju. Ja ma ise käisin just Saku gümnaasiumis, sain sellise võimaluse, et käisin rääkimas noortele, et mis ma teen ja kuidas ma siia jõudnud olen ja andsin neile nagu soovitusi ja mind jahmatas see, kui ma küsisin seal klassis, et kellel on rohkem kui 2 huvialaringi peale kooli ja käe tõssid umbes 2-3 õpilast ja enamus ülejäänutel ei ole ühtegi hobi. Mis klassi õpilastest? Gümnaasium. Aga ilmselt ongi, et alguses on kõigil hullult palju neid ringe, aga siis lõpuks vajub ära või? Kusjuures minu jaoks on lihtsalt nagu, see oli minu jaoks natukene šokk lihtsalt selle tõttu, et mina veetsin oma terve kooliaja niimoodi, et mul vaba aega ei olnud. Ja ma olin üli tänulik selle eest ja ma olen siiamaani hästi tänulik, et ma tegelesin täpselt sellega, et mul oli siht nagu selge, küll mitte nii selge noorena, aga ma teadsin, et umbes seda ma ju teha tahan. Ehk siis ma veetsin kogu oma aja, et valmistuda selleks, et kohe, kui ma lõpetasin kooli, siis ma ei ütleks, et mulle kukkusid sülle need pakkumised, aga ma arvan, et see ongi see vili nii-öelda, et kui sa ikka tõmbled ringi ja oled ise avatud, siis lihtsalt üks hetk ikka jõuad sinna, nii palju valdkonnast ka, et lihtsalt sina oled sellises valdkonnas, kus peab käima ringides justkui mingi eeldus peab olema ka neid inimesi, kes tahavad saada arstiks või IT-arendajaks, siis neil väga ei ole põhjust võib-olla ringides käia, et nad tegelevad siis kodus õppimisega näiteks, tuubivad lihtsalt. Ja paljud ei teagi, mis nad tahavad teha. Jah, see on ka variant. Aga jah, peab katsetama ja proovima. Minu mõte on alati see, et pigem siis kasuta sellist nagu välistamismeetodit, et proovi kõik. Just. Ma ütlesin seda ka noortele siis, et kindlasti ma ei laitnud nagu kedagi maha seal, et te ei tee nagu mina. No, ma saan väga hästi aru sellest, et
et ongi need asjad on nii erinevad, aga just seda ma tahtsingi neile ka öelda, et aga proovige. Et noh, kui sa ei proovi, siis sa ei saagi teada, eks ju, ja siis juhtubki. Ja isegi kui tahad arstiks saada, võib-olla tantsimine ja näitlemine tuleb ikka kasuks, et ennast õppima tundmisel. Ja, absoluutselt. Aga kas sul on mingi 5 või 10 huviala veel, milleni sa ei ole veel jõudnud, aga tahaksid ühel hetkel? Neid nii palju, et ma olen lapsest saati ka joonistanud, sellepärast, et minu isa on tegelikult kunstnik, ta küll lõpetas ära kahjuks, aga mul on ikkagi kuidagi natuke see soon sees ja nüüd mul jälle, nüüd viimasel ajal just on hakanud tagasi tulema see soov õppida tegelikult ka kunsti. Kunsti ajalugu mind väga huvitas gümnaasiumis, et see on üks valdkond, võib-olla ma astun EKA-sse, kui ma saan kunagi või kuhugi, et kunst on kindlasti üks teema. Üks mõte veel, ma tahaks minna ka õppida klassiõpetajaks, võib-olla. Õpetamine ikkagi tegelikult sama asi, aga täitsa teine valdkond, eks ju, et ma ei tea, ma väga pädev ei olnud koolis, et ma ei tea, kas ma saan õpetajaks minna. Nendes ringides ma olin kogu aeg, jaa, aga see on jumala tõsi. Ja minu ema tegi mu vene keele töid ära. Jah, vene keele. Nüüd vene keele õpetaja kuuleb. Ei, aga ta ütles mulle aasta lõpus, et ta kirjutas minu viimase paberi peale, et 5 ja ütle oma emale, et ta on väga tubli olnud. Meil on väga sarnane käekiri, aga kui ma ikka tunnis ei oska midagi ja kodus tuleb puhast kulda, siis noh, ega õpetaja on ju väga tark inimene, et ta ikka sai aru ja. Aga räägi natuke sellest, et kuidas sa sinna laeva esinemisgruppi, kuidas sa selleni jõudsid, see tundub täiesti siuke ulme asi, mille peale tulla gümnaasiumi ajal. Jah, jällegi kõik taandub sinna, et kui sul on ägedad sõbrad, siis sa satud ägedatesse kohtadesse. Minul on üks väga hea sõbranna, Maria-Louise Mänd, kes siis aastaid tegelikult on juba tantsinud seal Showstoppersi trupis. Ja ma käisin neid vaatamas ja siis ma vaatasin mingi täitsa lõpp. Lauljad üliägedad, tantsijad üliägedad ja nad vahetasid nii kiiresti kostüüme. Ja ma lihtsalt mõtlesin, et ma tahan teada, kuidas nad vahetavad neid kostüüme nii ruttu. Ja siis ma küsisin Louise käest, kuule, mis sa tegema pead, et saada sinna nagu tantsijaks. Ja siis ta juhatas mind lihtsalt läbi selle teekonna ja järsku ma olin seal tantsija. Et see käis ka kuidagi hästi ruttu, et ma ei oodanud üldse, et see nii ruttu käib, aga see oli väga äge kogemus. Ma olin 5 kuud laeva peal, aga siis ma sain aru sellest, et laevaelu ja nii-öelda see maapealne elu on täiesti 2 erinevat elu ja seetõttu mul lihtsalt läks väga raskeks see vahetamine. Jah, et ma ei jõudnud tihtipeale maa peal oma kohustusi ära teha, sest ma juba pidin olema mere peal, et siis nagu keeruliseks läks ja sellepärast ma lõpetasin ära. Ma arvan, et kui ei oleks läinud keeruliseks, siis ma kindlasti oleksin veel edasi seal, et mulle väga meeldis. Kaire Vilgats on ka laulja Showstoppersis ja ta tegi siukest vingerbussi mulle ükskord, et tema tundis, et tal on hääl ära. Ja siis ta tegi lava taga mulle niimoodi. Andis mulle mikri. Saatis mu lavale ja see oli nii lahe, ma mõtlesin, et ma teen püksi hirmust. Ma olin küll seda lugu kuulnud juba ju mitu kuud järjest ja ma teadsin täpselt, kuidas ta seda laulab, aga ta saatis mu niimoodi lavale ja see oli väga lahe, see laevaelu ja need inimesed on hästi ägedad ja kuidas see trupiga hästi kokku kasvad, siis ta reaalselt elatas mingi suures korteris põhimõtteliselt kõik koos seal nädalaid järjest on ju, et väga äge oli seal. Sa oled igatpidi ellu viskunud, aga ehkki sa käisid koolis andmas nõu noortele, siis äkki on sul mõni nõuanne ka meie vaatajatele, noortele ja ka võib-olla vanematele, kes on näiteks, ma tean paljusid selliseid keskealisi, kes on pikka aega kuskil töökohal olnud ja järsku tunnevad, et tahaks elumuutust. Et mida sa neile soovitaksid? Ma tahaks öelda kõige labasema lause üldse maailmas, kas ma tohin? Ma teada, mis on kõige labasem lause. Siit tuleb Nike logo ja just do it. Aga see päriselt on nii nagu, sest et ma lihtsalt ka olen sellest aastatega veel rohkem hakanud aru saama, et kui sa ikka kätte ei võta ja ei tee ja kogu aeg mõtled, et huvitav, kui ma teen sellise sammu, mis siis saab, huvitav, kui ma ikkagi jään oma töökohale ja mingi... Kui sa hakkad mõtlema kogu aeg, mis saab,
siis tegelikult sa ei leia seda vastust elu sees üles, sa pead lihtsalt ära tegema ja see on kõigega nii, ma arvan. Sest noh, ma isegi kartsin laevaga sõita vahepeal ja mingi hetk ma lihtsalt mõtlesin, et aga ma tahan ju seda show'd teha, ma nägin seda ja ma tahtsin sinna minna ja ma läksin. Samal ajal sa oled, ilmselgelt, kuna sa oled see, kes sa oled, et siis sa oled teistmoodi paljudest inimestest, et sinu jaoks on kuidagi lihtne. Aga kui sa istud diivanil ja mõtled, minuga ei resoneeru see just do it üldse, et ma ei suuda lihtsalt teha. Et kas on ka, oled sa ise olnud sellises hetkes? Muidugi. Ja mis sa siis oled teinud? See võtab aega, aga ainuke asi, mida võib-olla saabki teha, on see, kui sa hakkad samm-sammu haaval oma peas muutma oma mõtlemist. See tegelikult kehtib jällegi ka põhimõtteliselt kõige kohta, et kui jageleda mingisuguse ärevusega ja ülemõtlemisega ja selliste asjadega, siis on täpselt sama, et ega niimoodi ei muutu mitte kunagi mitte midagi ja alati muutub kõik siis, kui sa mõtled oma peas juba asjad teistmoodi valmis, sest et see tähendab seda, et su elu peab järgi jõudma. Kui sa juba mõtled siin teistmoodi, siis sa ei saa ju oma elus kuidagi teistmoodi teha tegelikult. Et kõik on ikkagi siin, ehk siis kui sa istud seal diivani peal, siis istu veel 6 aega, istu 2, istu 3, istu aasta, aga peaasi, et sa mõtled ennast selliseks, nagu sa tahad olla. Selliseks, et noh, kui sa tahad neid asju teha, siis mingi hetk sa teed ka. Kuldsed sõnad. Ma arvan. Väga kuldsed sõnad. Väga õiged mõtted. Aga aitäh sulle tulemast. Aitäh. Aitäh kutsumast, nii tore oli. Ja teiega kohtume juba ülejärgmisel kolmapäeval.